Tervist. Kõigepealt võib-olla ma täpsustan, et seal raportis praktiliselt neid asju ei olnud. Enamus asju on siin tegelikult päris uued ja ma püüdsin uurida natukene siis seda küsimust. Siin on küll võrdlus Läti, Leedu ja Soomega, aga pikka aega on olnud nii, et Leedu on kogu aeg arutanud selle üle, miks Eesti ikka parem on. Nüüd me siis oleme nii kaugel, et nüüd me arutame siis seda küsimust, kas Leedu on parem ja kuidas ta on parem. Ja võtame selle teema natukene ette. Ja siin alustuseks on üks selline pilt, mis on ühe Leedu majandusajaloolase artiklist, kes kirjutab praegu Cambridge ülikoolis oma doktoritööd. Ja ta on väga huvitav mees, ta teeb palju tööd praegu sellega, et püüda ka välja selgitada need SKP-sid ühelt poolt 2 maailmasõja vahel, aga ka seda 50. kuni 90. perioodi. Ja siin ma pikalt ei peatu, aga siin on näha see Leedu roheline trajektoor 18 kuni 44, Läti punane trajektoor ja Eesti sinine ja Soome punktiirjoon. Ja me näeme, et sellel ajal Leedu oli agraarmaa, pika puuga jäi ta tegelikult maha teistest Balti riikidest ja Läti oli selgelt Baltimaade liider, kõige rikkam Balti riik. Ja Soomele kõige lähemal. Ja nüüd järgmine selline periood on siis see Nõukogude periood, selle kohta me võime nagu arutada, kuidas ta seda mõõtis ja kõik see. Ma sellele praegu isegi väga nagu tähelepanu ei pööra, aga siin te näete ka, et Leedu roheline joon on tal seal tükk maad allpool jooksmas. Ja siis tuleb see taasiseseisvuse aeg ja uue majanduse ehitamine ja siis me näeme, kuidas see Eesti sinine joon on äkki nagu pikalt jälle ees teistest. Nii et sellised on need arengud. Nüüd, mis siis on siin praegu viimasel ajal juhtunud ja nüüd ma alustan pihta kõigepealt hoopis nominaalse sisemajanduse kogutoodanguga ehk jooksvates hindades, et me inflatsiooni veel ei vaata. Kui me seda pilti vaatame, siis me näeme tegelikult, et need 3 Balti riiki siin liiguvad ja eriti kui te vaatate seda Leedut ja Eestit, siis praktiliselt me liigume täitsa võrdses trajektooris. Ka seal päris lõpus on näha paar aastat, kus Eesti on oma musta joonega veidi allpool. Nüüd, kui me vaatame järgmist pilti, see on siis nüüd inflatsioonipilt. Samad riigid, siis me näeme, kuidas Eesti inflatsioon on teatud kuudest alates seal juba nagu selgelt kõrgem ja me teame ka neid meie maksumuudatusi, mis sellel ajal juhtus. Ja ma kirjutan siia alla ka, et tegelikult nii Kaspar on siin saalis, et see energiahindade teema, et see korrigeerimine tuleb alles 2026. Nii et ma tahan öelda, et inflatsiooninumbrid ja ka isegi sisemajanduse kogutoodangu numbrid on meil muutuv harjutus. Aga lähme edasi. Nüüd järgmine pilt on nüüd siis see, mis on väga tähtis ja mida palju vaadatakse. Ma võingi see hoopis külje peale seista. Ja siin on siis sisemajanduse kogutoodang, aga nüüd ostuvõime pariteedi alusel. See tähendab tegelikult arvestades ka inflatsiooni. Ja kui me seda pilti vaatame, siis me näeme, et kuni aastani seal kuskil 21, isegi ütleme 22, praktiliselt vahet pole. Eesti ja Leedu arenevad sisuliselt samamoodi, see väike vahe seal on, aga see põhiline muutus on just seal viimasel 3 aastal. Ma tegin sinna ka võrdlused veel muutused 24 kuni 13. Kui te võtate selle, siis paistab, et Eesti nagu on paigalt ammunud. Mida me tegelikult näeme seal teiste puhul, vaadake Leedu 15% punkti juurde tulnud ja all on siis Poola 12% punkti. Ja võrdluseks võime vaadata siis Soomet ja Rootsit, kes kunagi olid 27% näiteks üle Euroopa keskmise, nüüd on ainult 13%. Ühesõnaga, mingil hetkel on midagi juhtunud. Ja nüüd ma tegin siin mingisuguse hästi lihtsa jaotuse, tõin 4 erinevat teemat välja. Ja sellest siin ma pikalt küll jutustada ei saa, aga mõned sõnad saan märkida. Esimene selgitus on kõik see, mis on selline tehniline selgitus. Et Eestis inflatsioon on äkki ülehinnatud ja selle tõttu tegelikult on viimasel paaril aastal see pilt niisugune. Siis on teine suur rühm. See on see konjunktuuri nõudluse põhine. Ja sellest on seal raportis ka juttu tegelikult küsimus sellest, et millised on need kauba ja teenust ekspordipartnerid, kas nad on rohkem hajutatud, kas nad on teistsugused, kas nende ettevõtete
välisinvesteeringud on mingites teistes riikides, näiteks see Vilnius Prekibaas on see Leedu kaubandus, kus on kogu see kontsern, ma vaatasin, nende käive on näiteks 8 miljardit, mis on sama palju kui kõik Eesti kaubandusettevõtted koos ja miks nii, sellest 8 miljardist kuskil 3/4 on väljastpoolt Leedut. Siis järgmine selline teema on küsimus struktuursest küsimusest. Kas on majandus mitmekesisema struktuuriga, kas seal on rohkem suurettevõtteid? Suurettevõtteid tõepoolest on, ma pärast seda näitan ja mastaabisääst ja suurem turujõud tuleb sealt selgelt välja. Nüüd, ja veel on majanduspoliitiline küsimus. Nüüd mingil perioodil, mitte praegu, vaid juba tükk aega tagasi, 10-15 aastat tagasi, pani Leedu hästi palju raha töötlevasse tööstusse. Ja kasutas selleks Euroopa Liidu tõukefondide raha. Ja see tekitas neile sellise tehnoloogilise baasi, mille peal nad päris paljudes valdkondades praegu tegutsevad. Aga on veel ka, mida ma panin, eksperimenteerimisjulgus. Ja see on, üks näide on see Brexiti järgne periood, kui finantsteenuste puhul, kui näiteks anti tegelikult Revolutile õigus tegutseda Leedus. Ja on veel üks teema, millest ma üldse siin ei räägi, aga mis on tegelikult väga huvitav küsimus. Mis on juhtunud Leedus pärast seda, kui ta jagati 2 regiooniks Euroopa nende struktuurifondide mõttes? Ja mis vahe on toimunud? Kas investeeringud hakkavad liikuma rohkem pealinna piirkonnast välja või mitte? Aga sellele ma praegu ei oska vastata. Ja nüüd edasi mõned sellised traditsioonilised pildid kiiresti ära näidata. Kõigepealt ekspordipilt Eesti, Läti, Leedu, vaatate, tegelikult proportsioonid muutunud pole. Praktiliselt samamoodi, pole mingit erilist vahet. Mis on siin külje peal on see, et teenuste ekspordi käive Euroopa Liit ja väljaspool Euroopa Liitu, seal on, ühesõnaga Leedul on kasvanud Euroopa Liidu sees teenuste eksport rohkem kui meil ja ka kaupade eksport rohkem kui meil. Ja ma selleni kohe jõuan. Järgmine pilt, ma püüdsin ilusa värvilise pildi teha, et on hea jälgida. Vaadake nüüd kõigepealt nagu vasakult ülevalt alla Poola. Paikneb väga erinevates kohtades. Leedus on ta teine partner, Lätis on ta mitmes 7. partner, meil on ta umbes 10. partner. Nüüd vaatame Soome, jälle teistpidi. Leedus on ta seal päris all, Lätis on ta natukene üleval pool ja Eestis on ta esimene. See visuaalselt te näete lihtsalt, et partnerid ongi erinevad. Aga see ei ütle, et see meil on nagu tuleviku mõttes mingisugune probleem. Et me peame lihtsalt praegu teadvustama, et on erinevad. Ja nüüd mingil perioodil see hakkas mängima. Nüüd järgmine asi on nüüd teenuste pilt. Ja siin on siis nüüd näidatud kõigepealt teenuste eksport. Ma võtsin selle Euroopa 27, sest see on see koht, kus see Leedu kasv oli ka väga kõva. Ja siin te näete siis, kuidas tegelikult meil on teenuste eksport kasvanud 5 miljardit, Leedus peaaegu 14 miljardit. Ja varsti ma jõuan ka selleni, mis valdkond seal taga on. Ja see on teile võib-olla natuke üllatav. Ja nüüd all on siis partnerriigid. Millised on need partnerriigid, kuhu siis need Eesti, Läti ja Leedu oma teenuseid ekspordivad Euroopa Liidus? Ja siis te näete suurusjärkude vahet. Eesti ekspordib Taani 200 miljonit, Leedu miljard. Prantsusmaale meie 300 miljardit, Leedu 2 miljardit. Hollandisse 400 miljonit, Leedu 1,5 miljardit ja nii edasi. Meil on seal ainult Soome 2 miljardit ja Rootsi 800 ja Saksamaa nagu vastu panna. Nüüd lähme edasi. Nüüd järgmine selline pilt on selle kohta veel, et see tööjõukulude kasv, kuidas see on toimunud ja kas siin me oleme kuidagi siis nagu Leedust erinevad. Lühike vastus on, et ei ole erinevad. Kui te seda pilti seal hakkate vaatama, siis te näete siin ilusti, see on Eurostatist võetud, see on 1 tunni tööjõukulud, kus on kõik maksud sees. Seal ei ole maksudega mängimist üldse midagi. Ja siis me näeme, et tegelikult Balti riigid on ühesugused. 5 korda kasvanud töökulud, 5,5 korda Leedus või seal Lätis, Leedus 5 korda, Eestis 4,5 korda. Ja kui me veel viimaseid aastaid vaatame, tegelikult võib öelda nii, et Leedu tööjõukulude kasv on kiirenenud. Neil on täpselt samad probleemid nagu meil. Ja kui nüüd võrrelda seda seal allpool riikidega nagu näiteks Portugal, Kreeka, siis me näeme, et meie töötleva tööstuse tööjõukulud on nendega juba võrdsed. Ja selle
jätkuks nüüd, ma siin näitan neid, see oli eelmise aasta raportis, olid need pildid sees, aga ma tegin neid nüüd pikemaks ja uuendasin. Ja siin on nüüd püütud lihtsalt näidata seda, mitte kirjutada tööjõu erikulu, vaid näidata 2 komponenti lihtsalt. Mitu protsenti moodustab tööjõu kulu Leedu tasemesse ja töötlevas tööstuses. Ma võtsin just tööstuse, see on päris oluline. Ja teine tootlikkuse suhe Leedu tasemesse, ühesõnaga tööjõukulud ja tootlikkus. Ja siis me näeme, mis on tegelikult juhtunud. On juhtunud see, et meie tööjõud on Leeduga võrreldes kogu aeg muutunud suhteliselt odavamaks. Kogu aeg. Meie tööjõud oli 1,5 korda kallim kui Leedu tööjõud. Nüüd on ainult 17% kallim. Ehk Leedu tööjõud kallineb kiiremini kui meie tööjõud. Aga mis on probleem, et me ei ole suutnud tootlikkust hoida enam kõrgemal nagu enne. Ja selle juurde me tuleme pärast tagasi. Vaatame nüüd Lätit. Täpselt sama lugu, Läti pildid. Üleval on siis sinine on tööjõukulud. Eesti tööjõud tööstuses 30% kallim kui Läti oma ja 16% tootlikum kui Läti oma lisandväärtuse järgi. Ja siin ei ole nagu mingit muutust enam toimunud, praktiliselt on täiesti nagu samasugune tootlikkuse seis juba stabiliseerunud ära pikemat aega. Nüüd on lihtsalt küsimus, kuidas Läti tööjõud kallineb või ei kalline, kui me räägime sellest suhtest. Ja nüüd on järgmine riik on nüüd Soome. Ja Soomega pilt on ju hoopis teistsugune, sellepärast, et meie nii tööjõukulud kui meie tootlikkus on Soomest väiksem, nii et numbrid on alla 100. Ja siin te näete, et me alustasime seisust, kus Eesti tööjõukulud olid 15% Soome tasemest ja tootlikkus 16%. Ütleme, et normaalne, täpselt nagu olidki võrdsed. Proportsioonid olid võrdsed. Ja nüüd, mis on toimunud, vahepeal meie tootlikkus kasvas päris kiiresti, siin kuni aastani 18, kuni 20 välja. Ja kus me tegelikult olime Soomega võrreldes töötlevas tööstuses, meie palgakulud kasvasid tükk maad aeglasemalt kui tootlikkus. Ja nüüd viimasel ajal on ta olnud nii ja naa, et me suhteliselt oleme nagu läinud enam-vähem samas taktis mõlemalt poolt, nii tööjõukulude kui tootlikkuse poole pealt. Nüüd, kui seda vaadata detailsemalt, ja ma tegin siin ikka päris nagu juba tööstusharu tasemel seda pilti ka. Siin on nüüd absoluutnumbrid kõigepealt. Mitu tuhat lisandväärtust töötaja kohta toodetakse erinevates tööstusharudes töötlevas tööstuses. Ja jälle Eesti, Läti, Leedu ja Soome. Ja siin need arusid on, te saate neid pärast neid numbreid põhjalikult uurida, mul ei ole siin aega nii nagu pikalt peatuda, aga ma tegin teise asja, ma võtsin selle, et mitu protsenti nende Eesti, Läti, Leedu tootlikkus moodustab Soome tasemest. Ja sedasi sai hästi teha, sest kõigis valdkondades on Soome tootlikkus kõrgem. Ja nii me näeme tegelikult erinevate tööstusharude suhtelist positsiooni Balti riikides oma vahel. Et millised tööstusharud on nagu tugevamad tootlikkuse mõttes. Ega tootlikkus ei ole ka veel ainukene ja kõige tähtsam näitaja, aga ta on oluline näitaja, ütleme. Majandusliku konkurentsivõime seisukohalt väga oluline. Siis me näeme tegelikult Eesti puhul hulk rohelisi veerge, Leedu puhul mõned rohelised veerud ja siis Lätil õige vähe. Nii et selline on see pilt. Nüüd edasi. Kui nüüd võtta teised sektorid, erinevad majandussektorid ja kui võtta veel teenused sisse ja infokommunikatsiooni valdkond ja finants ja kindlustus, nii nagu Eurostat teda mõõdab, on ju. Siis siin on peal jälle tootlikkused tuhandetes ja jälle tehtud see sama jaotus. Mitu protsenti meie oma moodustab Soome tasemest. Siis me näeme, et esimene veerg on tegelikult üsna roheline. Ühesõnaga tegelikult tootlikkuse näitajad meie teenuste valdkonnas on suhteliselt kõrgemad kui nendes Lätis ja Leedus. Leedus on siin mõned valdkonnad, hulgikaubandus on see ja maismaa transport ja telekommunikatsioon. Ja transpordist ma kohe räägin. Kaubandusest ma praegu ei hakka rääkima, aga seal taga on see fenomen, mida me hästi teame. Ja nüüd on väga huvitav sektor, millest ma ausalt öeldes oli mulle see üllatav. Ma ei teadnud, et see nii on. Kujutage ette, et Leedu maismaa transpordis töötab 147 000 inimest. 147 000. Eesti töötlevas tööstuses on 120 000 töötajat. Kokku. Neil on 147 000 inimest, kes sõidavad mööda Euroopat ringi ja veavad kaupu. Aga vaadake nüüd veergu, lisandväärtus. 4,7 miljardit.
4,7 miljardit on väga suur raha. Ma panin võrdluseks alla info ja kommunikatsiooni, kus Eesti teenib 2,4 miljardit. Ja nüüd ma kirjutasin sinna kõrvale kommentaari, et väga lihtsate teenustega teenivad nad rohkem kui meie oma teadmusmahuka teenusega. Ja pärast saame seda arutada, mis see siis kõik veel tähendab, aga see, ma arvan, seda tasub uurida neid asju põhjalikumalt veel. Sest siin on ka tööjõu tootlikkuse näitajad. Maismaa transpordis pole suurt vahet, Leedumaa on 32 000, meil on 27 000. Et umbes, et pane 100 000 inimest autoga sõitma ja teenid siis selle sama raha kokku. Meil pole neid inimesi. Me ei saa seda kunagi teha. See võimalus puudub lihtsalt. Hästi, mul ei ole palju aega, lähme edasi. Järgmine pilt on nüüd võetud tööstuse seest. 2 aru. Ja ma võtsin nad päris nagu nimelt sellised. 1 on piimatööstus. Nagu te hästi teate, iga 3. Eesti piimaliiter veetakse Leetu. Enam vähem. Ühesõnaga, me viime piima, leedulased töötlevad ära ja siis teenivad lisandväärtust. Ja siin on siis näha, kuidas Leedu teenib piimatööstuses lisandväärtust peaaegu sama palju kui Soome. Mõelge, Soomes on valija. Ja loomulikult, kust see tuleb? Leedu keskmine tööstus on meie omast 4-6 korda suurem. Neil on turujõudu, neil on sisuliselt mastaabiefekt ilmselt näha kohe. Ja all on järgmine on mööblitööstus. Leedu mööblitööstuses töötab 30 000 inimest. Jälle meeletu hulk inimesi. Ja selle juures on nad siis miljardi lisandväärtust teeninud. Kui vaatate tootlikust töötaja kohta, siis vahet väga pole. 10% või midagi nii. Need on sellised arvud, mida üle tasub nagu mõelda ja arutada. Nüüd edasi tekib järgmine küsimus. Kas siis leedukad investeerivad väga palju rohkem? Ja ka see ei ole tõsi. Siin on näha investeeringute osakaal SKP-st ja kõigepealt siis lihtsalt üldine pilt. Eesti on väga palju investeerinud, eriti 18, 19 ja seal 20, sellel ajal ka veel. 20 oli ka see, et SKP kukkus, investeeringud jäid samaks, suhtarv läks üles. Ja nüüd on võimalik välja tuua ka 3 sektori lõikes sama pilt. Nüüd vasakul üleval on valitsussektori investeeringud. Ja me ei saa öelda, et Eesti avalik sektor ei investeeri. Investeerib küll. Me investeerime ja see on hästi teada, et me investeerime päris kõvasti avalikus sektoris. Ettevõtlussektori investeeringud lähevad ka ülesse. Ja majapidamist investeeringud, ma uurisin ka, mis sinna lähevad. Sinna läheb põhimõtteliselt korterite majade ostmine ehitamine. See on ka kinnisvara, erasektori kinnisvara investeeringud. Ja see on jooksvalt kogu aeg Eestis olnud kõrgem ja ettevõtlusinvesteeringud ka. Nii, nüüd lähme edasi. Nüüd ma vaatasin veel edasi sisse, et aga mis siis ikka täpsemalt on? Kas töötleva tööstuse investeeringud on siis sellised, et seal praktiliselt me oleme kuidagi väga maas? Ja ülemises reas on töötleva tööstuse kogu investeeringud neist 3 riigis. Ja siis see, mida saab sealt võtta, masinatesse, seadmetesse investeeringud. Kui me räägime sellist, et me automatiseerime, teeme seda investeeringut, siis see peaks ka seal peegelduma. Nii, ja et saada nagu võrdlevat pilti, ma tegin alla ühe töötaja kohta. Me vaatame ühe töötaja kohta investeeringuid, Eestis kokku 6,8, Leedus 8,1. On veidi rohkem. Kui me vaatame masinatesse seadmetesse, siis meil on 3,3 või 4,3, neil on 3,323. Ja need aastad, ühesõnaga, me oleme tegelikult pannud masinatesse seadmetesse raha suhteliselt vähemalt sama palju. Lähme nüüd edasi selle juurde, mis siin ennem juba ka natukene oli sissejuhatavas kõnes ka märgitud. See on nüüd Euroopa Innovatsiooni Scoreboard, mis ilmub siin igal aastal ja kus on 27 erinevat mõõdikut, mille alusel võrreldakse, seal ei ole 1 ega 2 näitajat. Ja kui nüüd vaadata, siis täpselt nii on. Soome on siis nende liidrite pundis, Eesti on nüüd järgmise pundi lõpus, Leedu on 3. seltskonna keskel ja Leedu on viimaste lõpus. Nende näitajate alusel. Nüüd siin edasi järgmise pildi peal, ma ei peatu siin nii pikalt, mul pole enam, ma vaatan siin aega, aga ma arvan, et äkki ma saan ikka natuke kauem rääkida, eelmine läks üle. Muidu on ebaaus. Jah,
et siin on väga palju erinevaid näitajaid, millega seda mõõdetakse, te saate neid ise vaadata. Ma arvan, et see praegu ei anna nagu palju juurde. Ja siin on lihtsalt üks visualiseering, mis näitab seda sama 4 punkti. Siin on lihtsalt see kogu kulutused TA tegevustele ühel aastal 23. Ja Soome on seal oma 3%-ga esimene, Eesti on seal keskel, Leedu on 1%-ga ja Läti on alla 1. Nüüd, kui vaadata, kuidas see läbi aja on olnud, siis ma tegin selle kohta 10 aasta kohta nende 4 riigi eraldi pildi. Ja siis me näeme, et tegelikult Eesti see suhe, kulutuste suhe SKP-st on tasapisi, aga järgimööda kogu aeg hakanud tõusma. Ja Leedul seda tendentsi me ei tähelda siin praegu. Ja kui nüüd veel edasi minna, siin on nüüd siis see proportsioon, milline on kogu investeering ja milline on erasektori roll. Siis erasektor on meil praegu praktiliselt natuke üle protsendi investeerinud. Ma võtsin selle ka veel lahti ja vaatasin nii palju kui saab, et mida siis ärisektor, töötlev tööstus, kui palju ta investeeris teadusarendusse 2014 ja 2023. Võtsin sellise 10-aastase vahe. Ja sealt tuleb niimoodi välja, et 23 aastal Eesti ärisektor investeeris teadusarendustegevusse 406 miljonit ja Leedu oma 320 miljonit. See on absoluutsummades, mitte mingites suhtarvudes. Ja töötlevas tööstuses meie panime 117, Leedu pani 128. Ja kui me vaatame kasvunumbreid, need on ka päris erinevad. Ja ma tegin veel ühe sellise, ütleme, Eurostatist sai võtta rehkenduse välja ka ühe elaniku kohta. Siis me näeme, kuidas Soome läheb täiesti oma trajektoori pidi ja kuidas siis Eesti tasakesi nagu tõstab oma nina ka, aga mitte selle tempoga. Ja nüüd on veel üks pilt, see on nüüd siis teadusarenduspersonal ja nende osatähtsus hõivest. Ja siin see lilla osa on nüüd ärisektori teadusarendustöötajad. Ja seal on nüüd näha Soome, Eesti, Leedu ja Läti. Nii. Ja see on lihtsalt illustreerimiseks veel, mis on selle üks selline keskkond on, kus need mõõdetakse seda startup-friendly riikide sellist, ütleme, kuidas üks riik on ettevõtluses, startup-ettevõtluse suhtes loodud ja selles rankingus on Eesti päris hea koha peal. Nüüd me jõuame selle juurde, et kuidas siis, kas niis riigi tugi on kuidagi erinev. Ja OECD on seda mõõtnud, kuidas ta täpselt tegi, seda ma ei saa siin nii pikalt ei rääkida, aga nad on teinud siis üle kõigi riikide ja siis jaganud niimoodi, et kui palju on toetusi, kui palju on maksusoodustusi selle loogika järgi. Ja selle järgi praegu see Eesti ja Leedu on siin suhteliselt kõrvuti, ega väga suurt vahet ei ole, aga mis on näha, et Leedu kasutab hästi palju maksusoodustusi. Ja siis ma siin üritasin veel Leedu selle ettevõtte seadusandlusest Leedu keelest veel tõlkida mingeid asju. Ja OECDs oli ka muidugi osa kirjas ja osa asju siin ei pruugi väga täpselt õiged olla, aga ettevõtted saavad TA kulusid maksustatavast tulust 3-kordselt maha arvestada. Seal on selline klausel. Siis seal on patenditud leiutised, seal tegelikult võiks öelda, et nagu kuidagi kommertsialiseerimisest saadud tulust, et sellele kehtib vähendatud tulumaksumäär. Siis on neil suurinvesteeringu puhul tulumaksuvabastus, aga nende suurinvesteering algab 20 miljonist 150 töökohast. Meil on siin tohutu dispuut olnud selle suurinvestori meetme pärast, et kas on vaja või mitte. Leedus on see olemas. Ja tulumaksuvabastus kuni 20 aastaks ja seal on tingimus, et ta peab tegelema tootmise, andmetöötluse või serveri teenustega. Ühesõnaga selge rõhutus on tootmise poole, mis iseloomustab tegelikult Leedut. Ja me sellest praegu väga palju ei saa rääkida ja nüüd see kõik on nagu kokkuvõte sellest, mis me praegu rääkisime, et tegelikult Leedu on Eestile järgi jõudnud tootlikkuse poole pealt, ta on mitmekesisem, tal on erinevad turud, kuid teiselt poolt me võime rääkida, et Eesti paneb TA-sse rohkem raha ja meil on teadusmahukam eksport teenustes. Aga tegelikult, kui me veel eriti viimase aasta Leedu näitajad vaatame, siis väljakutsed on üsna sarnased.
Aga ma tahtsin veel teha ühe viimase pildi, see on viimane pilt ja ma arvan, et see on oluline. Et ühesõnaga me ei tohiks nagu öelda, et meil ei ole oma tugevusi. Meil on olemas oma tugevused. Ja nüüd on küsimus selles, et kõigepealt me ei saa seda mudelit kopeerida, et me paneme 147 000 inimest autodega sõitma. Me lihtsalt ei saa seda teha. See ei ole võimalik. Ja see tähendab, et meil tegelikult see tööjõukulude surve ettevõtetele tuli tükk maad varem kui Leedule. Ja ettevõtted on pidanud hakkama sellega tegelema ka ju tükk aega tagasi. Ma olen ise käinud palju intervjuusid tegemas ja näinud, mis ettevõtted teevad. Ja see tähendab, et me tegeleme päris palju praegu sellega, et kuidas toodet keerukamaks teha, kuidas seda töömahukust vähendada. Kõik need sammud, mis puudutavad seal automatiseerimist, digitaliseerimist, tarka tööjõudu, AI kasutamist, kõik need asjad on praegu käigus. Ja see kogu see TA tegevus, mis me teeme tegelikult on selline raami loomine. Nüüd küsimus on selles, kuidas see TA tegevus muundada tegelikult rahaks. Kuidas tekitada sellest ikkagi tulu. Ja see on väga oluline. Aga mis on oluline ja mis ma siia kirjutasin, et kõige esimene asi, mis Eestis on probleem, on ikkagi, meil on vaja taastada stabiilne majanduskeskkond. Selline elu, nagu praegu on, ei anna kindlustunnet ettevõtjatele ja nad lihtsalt ei näe tuleviku investeerimiseks mingit väljavaadet niimoodi. Ja ma kirjutasin, et ettevõtja suurim vaenlane on määramatus. Ja maailma majanduses seda niigi küllalt kuulsime juba. Miks me siis ise Eestis seda kogu aeg juurde loome? Seda lihtsalt ei ole vaja juurde luua. Kui on olemas selge arusaamine, et mis me siis teeme ja kuhu meil riik läheb, küll ettevõtjad tegutsevad praegu kogu aeg selles suunas, et neist kriisist välja tulla. Ja kui te praegu vaatate nagu erinevaid valdkondi, no ma siin uurisin näiteks neid samu puitmaja sektorit, kes siin kõva löögi all oli. Nad on otsimas uusi turgusid, leiavad turge ja isegi langeval turul on turuosasid suurendanud. Näiteks Norra turul on Eesti majaehitajad langeval turul oma turuosa peaaegu 2-kordistanud, mis on kõva töö. Nii et ma lõpetan suhteliselt optimistliku noodiga ja ütlen, et Leedu tuleb meile ka oma nende probleemidega järgi, need on lisaslaidid seal. Aga ma ühte slaidi näitan, mis ütleb seda, et kui te vaatate, me räägime kogu aeg maksudest, tohutu palju räägime. Maksude osatähtsus SKP-sse Leedus kasvab iga aasta. Vaadake seda rohelist joont. Tuleb meile järgi, sest neil tulevad samad probleemid. Ja siin on veel üks teine asi, mida minu arust kuidagi oleks vaja ka adresseerida. See on tegelikult näiteks seesama teenuste kvaliteedi küsimused, mida SKP ei mõõda. Näiteks tervishoius SKP ei mõõda tervishoiu kvaliteeti. Absoluutselt ei mõõda, loeb ainult raha. Või haridus ei mõõda kvaliteeti, mõõdab ainult raha. Ja see on väga oluline asi tähele panna. Et see kvaliteedi aspekt on seal sees väga tähtis. Ja minu arust seda meil oleks vaja ka lausa nagu ütleme teaduslikuvalt uurida. Ma ühe asja kohta lihtsalt uurisin siin, kuna suvel oli üks selline Soome-Eesti võrdlev seminar, siis ma vaatasin keskmist eluiga. Ja keskmine eluiga Eestis on praegu 79, ja seal kas ta oli 4 või midagi niimoodi. Ja Leedu on 76. Ja Soome on 81,5. Ja see on täpselt veel 2 vahel. Meie keskmine eluiga, oodatav keskmine eluiga on seal kuskil natuke alla 80. Soomel on seal 81 järel ja Leedul on 76. See on üks näide, mis integreerib kogu tervishoiu nagu valdkonda näiteks kokku ja näitab seda. Aga olgu, ma nüüd lõpetan. Jah. Erakordselt suur tänu ja ma vabandan selle ajasurve eest ja mul on hea meel, et sa võtsid selle aja, et kõik need sõnumid ära öelda. Ja sul oli ka õnneks juba ka poliitikasoovituste kohta slaid, mida ma muidu oleksin küsinud. Ja ma kordan lihtsalt üle, meil siin on mõned küsimused, aga meil pole nende jaoks õnnetuseks praegu aega. Õnneks Urmas oli juba väga põhjalik. Ja kui siin on küsimus, et kust tuleb ligi poole võrra suurem tööjõu tootlikkus Soomes võrreldes Balti riikidega,
siis see resoneerub selle soovitusega, et digitaliseerimine, automatiseerimine või siis teises järjekorras ja see on tegelikult ütleks ühte asja veel selle optimismi poole pealt. See, et meie suured kaubanduspartnerid on Soome ja Rootsi, ei ole õnnetus. See on meie õnn. Pikas plaanis on see meile suur asi, et meie majandus on nendega integreeritud. Kui te vaatate sedasama innovatsiooniliidrite nimekirja, kes on esimene? Rootsi. Esimeses rühmas on Soome. Nemad teevad kogu aeg uuendusi. Nende ettevõtted on Eestis. Nende kaudu tuleb see teadmus Eestisse. See tuleb paratamatult siia. Ja praegu, mida Soome teeb, eile oli siin see akadeemiasaalis energeetika arutelu, mida see Soome esindaja ütles? Soome tegeleb reindustrialiseerimisega uue puhta energia baasil. Aga kui seda seal tehakse, siis on ilmselge, et meil on palju ettevõtteid, kes on Soomega seotud. See mõjutab meie omasid samamoodi. See ülevoolu efekt ilmselgelt ilmneb. Ja ma arvan, me ei pea hakkama autodega sõitma mööda Euroopa. Aitäh veel kord, aplaus on kohane. Aitäh sulle, Urmas. Tänan tähelepanu.